Tere tulemast tagasi, head sõbrad. No ajal, mil meie noored olime Robiga, oli neljapäev kalapäev. No tegelikult ei olnud, meie toimetajad on niimoodi kirjutanud ja nad on palju vanemad inimesed. Aga igal juhul nüüd tegelikult tuleb välja selline asi, et noored Eestis millegi pärast tänapäeval ei söö üldse kala. Ei armasta kala süüa. Ja sellepärast tuleb ka teatud asju kampaania korras lahendada. Praegu on tehtud üks vahva üleskutse nimega koolinoorte kalaroogade kokanduskonkurss. Ja me otsustasime ka sellele kampaaniale omalt poolt õla alla panna. Ja kohe tutvustab teile peakokk Koit, kuidas saaks lapsed ise kodus teha täitsa maitsva ja päris vinge kalaroo ilma välisabita. Ja see kõik on väga kiire ja nobe. Aga enne veel? Ütleme tere Koit. Ja ütleme ka tere Rasmus. Tervist. No sina oled küll koolinoor, sa oled 13-aastane. Olen. Sa õpid Arte gümnaasiumi 7. klassis. Õpin. Ja kuuldavasti teed sa kodus ka vahepeal süüa. Teen, õige. Kas te kala ka kodus teete? Ikka vahetevahel teeme. Sina sööd kala? Söön. On sul lemmikkala ka? Praetud räim. Praetud räim? Parim. Eeskuju. Rasmus on tõid Eesti koolinoorte eeskuju praegu praetud räim. Nii, ja kui te teete koos isa või emaga süüa, te teete, siis mis roogasid te valmistate? Hästi palju erinevaid. Minu lemmikud on kõrvitsa pasta ja makaroni panni vorm. No tervitused kodustele Rasmusele igal juhul, aga me hakkame nüüd tegema kohe siis koos sina ja Koit hakkate tegema süüa. Hakkame. Aga enne veel me tahaks lihtsalt näha, kuidas te teete nii-öelda siis selle valmistate roa ette, eks ole. Kala on olemas, kala näeb tavaliselt selline välja, nagu ta siin on, 6-kilone. ja suur ja kuri ei ole, aga näiteks kui me hakkame lõhest tegema nüüd mingisugust rooga või see on vikerforell või see on lõhe. Jumal tänatud. Nii, siis tuleb ta ennem ju tükk valmis fileerida. Oled sa kunagi varem kala fileerinud? Olen paar korda olen proovinud. Eile õhtul tegin sooja ka. On ju? Jaa. Robi, sina oled varem kala fileerinud, me oleme ise näinud seda. Aga ma olen seda teinud nii-öelda mööda minnes ja spetsialisti juhendamisega ja ma nagu kodus ma ikkagi eelistan fileed, sest kui see on soodukaga, siis saab sama hinna kätte kui terve kalarümba. Just, aga need kalad on värsked, ma ise hommikul ise püüdsin. Ja nüüd te peate siis tegema väikse duelli ja sina Koit siis hindad, kumb paremini fileerib ja pärast me teeme sellest fileest siis siin samas kohe süüa ka. Aga nii, sina hakkad juba... Mul on küsimus see, et fileerimisnuga ei ole. See on tavaline kokanuga ja ma tahtsin öelda, just tahtsin kinnamale jõuda, et mul ei ole kodus mitte kunagi fileerimisega olnud ja alati on hakkama saanud, kui on vaja. Nii, sa enam-vähem, kas sa tahad mingit juhendit või sa juba tead, kust pihta hakkad? Ei, ma juba tean. Väga põnev. Igal juhul ütle, nuga on tohutult terav. Näen. Ja nüüd sa võidki siis pihta hakata ja sa võid samal ajal rääkida ka, mis sa tegema hakkad, aga ma siis ütlen... See on võidu peale, jah? Jah, sina, Robi, jälle siis... Ma tavaliselt nagu löön kalale paksu ka, et ta ei tähed tuli. Tänad teda. Ja sa võid noa kätte võtta. Mina alustan ikkagi sellest. Tuleb mööda. Võtame siit paberi. Kala tuleb alati kuivaks teha. No näed. Siis pole käe all libe. Kuidas? No jah, ma teen siis ka, ega ma muidu... Sa võta eeskuju, on ju. Nüüd läheb nuga kätte. No aga vaatame, kuidas sul siis välja tuleb ja räägi, kus sa pihta hakkad ja kuidas läheb, aga ära siis unusta, et Robi üritab võimalikult kiiresti teha. Nii, läks. See siit ülesse ja rahulikult hakkame liikuma selg roo poole. Tõstame siit selle veel eest ära. Koit, kas praegu esmapilgul tundub, et kõik läheb õigesti enam-vähem? No tundub, üks mees natuke rapsib siin on ju nagu selles, ma saan aru, et tal on nagu pinge peal ka nagu selles suhtes, aga noor härra nagu läheneb väga õigesti selle alguse poole pealt. Nii. Ega üks asi on see fileerimine, teine asi on see, et ka palju seda kala sinna külge jääb nagu selles suhtes. Ma juba tundsin, et alguses selgroo pealt panin natuke mööda, nii valmis. Sul on juba valmis, jah. Gordon Ramsay. No ma tõstaks ikkagi selle siit pealt ära ja vaataks ikkagi nagu, et no ütleme, siin on ikkagi 10 inimese kalasupp veel jäänud. Aga ma teengi supi jaoks ka, selle mõttes sa oled valesti aru saanud. Ma teen alati natukene kehvema trimmi, et ma saaksin selle kondi pärast sealt supi jaoks. Ja seda sa oleks pidanud varem ütlema. Kas ma teen B ja C trimmi ka ära? Mul teadmisi on olemas küll. Nii. No nii, siin ta mul on. Nii, kuidas nüüd siis Koit tundub, kes paremini hakkama saab? Fakt on see, et Robi oli kiirem. Aga ütleme niimoodi, ega see tark ei torma enne. Ja kui me vaatame ikkagist seda lainetust siin kala peal, ja seda sirget fileet, siis ikkagist nagu
et ma pean ütlema, et noor härra ikka sai ikka väga hästi ma hakkama. tahaks rematchi. nii, aga tegelikult on nüüd lugu järgmine, et tõstame need nüüd ülejäänud kala, mis ei ole filee, vaid on veel alles jäänud. Tõstame palun siia kandiku peale, meie assistent tuleb ja viib need ära ja samal ajal saad Koit sina hakata nüüd juhendama ja ühte sellist retsepti, mida Rasmus siis teeb, mida saavad kõik lapsed kodus ise hakata ka järele proovima, eks ole? Ja, et ütleme, ma valisin sellise retsepti, mis võiks olla siuke hea perega koos tegemine, et selline klassikaline natuke teises võtmes fish and chips, et mis võiks olla siuke tore koos perega tegemine ja täpselt see, et lapsed teevad ja natuke juhendamist ja peaks olema igale ühele täiesti vastuvõetav ja tehtav. Nii, no aga paneme palun seega siia, siis saab meie assistent need suured kalad siit viia minu külmkappi, kus ma siis õhtul teen endale ühe korraliku roa. Ja kutsun sõbrad ka kaasa, aga mitte Robi. Nii, aga Robi... Vaatame kohad ära. No vaatame kohad ära. Ja siis Koidu siis eeskujul jälgi, mida ta teeb. Ja Koit saab siis rääkida, kuidas see siis retsept välja näeb. Et tegelikult alustame sellest kõigepealt, et teeme valmis ühe väikese taigna. Ja selleks on sul siin jahu. Ja. Võid korraks kindlad käest ära võtta. Ei juhtu mitte midagi. Ja kalla sinna mullivette, ehk siis see sama taigen, kuhu me hakkame kala pärast panema, et teeme selle tained valmis ja võib-olla ideaalis võiks ta olla ennem külmkapis, et ta võiks hästi külm olla. Aga kalla vett sinna hulka ja ta peab olema siuke hapukoore paksune. Aitab küll praegu? Ja sa näed ilusti, et siuke hapukoore paksune. Miks just mulliga vesi? Sellepärast, et see aitab selle tainal mõnusalt krõbedaks jääda. Ja tegelikult kus on muna? Ja muna ei lähe siia. Et see on siis... Lihtsalt jahuvesi. Lihtsalt jahuvesi, jah. Et ja las ta natuke paisub. Et paneme natuke veel jahu juurde siia. Ja samal ajal sina hakka siit saba poolt hakka kala fileerima. Et kui sa nüüd lõika siia väike sälk sisse ja siis tunneta seda kalanahka, nii täpselt, ja hakka vaikselt mööda nahka minema edasi. Ja tõmba natuke seda kalanahka enda poole ka samal ajal. Täpselt, vot, väga hästi. Et siis me saame nii-öelda selle selja puhtaks. Et saame selle selja puhtaks. Nii. See on juba kõrgem pilotaaž. See on juba kõrgem pilotaaž, aga nagu näete, härra siin telekaamerate valguses. Närvis olekus nagu noor jumal. Nii. Ja ma arvan, sa võid nüüd seisma jääda, sellepärast, et me kasutame ainult saba poolt ja nüüd lõika see saba pool siit otsast ära. Vaatame, kus ma siit mõtlesin. Nii, nüüd see tõsta kõrvale. Ei ole ühtegi soomuse tükki seal taga. Võtta salvrätik, tee endal natukene lõikelaud puhtaks, sellepärast kala puhul on puhtus üks kõige tähtsamaid asju üldse. Et midagi nagu nässu ja roiskuma läheks. Nii, suurepärane. Ja siis hakka tegema sellest kalast sellised pöödla jämedused viilud. Jah, väga hea. Et sa saad selle alustada. Mina siin vaikselt palun sult ühte kahvlit sealt ja nagu fish and chips ikka süüakse, siis väike tipikaste juurte, aga selleks, et peita igasugused häid asju, ütleme lastele sinna toidu sisse ära, siis olen mina leidnud poest avokaado. Jaa, aga ära ütle kellelegi. Aga ära ütle lapsele, et selles suhtes see roheline värv võib külleski muus ka tulla seal nagu selles suhtes. Et see kurk ja porgand veel sinna toidu sisse ei läheks. Ja need tulevad ka nagu selles suhtes, et need tulevad ka sinna väga edukalt. No kuna me neljakesi siin neid sööma hakkame, siis ma usun, et 4 tükist täitsa piisab ka esialgu. Tahad sa natuke aidata, äkki sa kontrollid selle õli temperatuuri peale, et ta võiks olla kuskil 160 kraadi. 160 kraadi? Ja, aga tegelikult saab ka kodus väga edukalt seda, et enne kui te hakkate 150 kraadi on. See on super hästi juba, nagu selles suhtes, et siin läheb veel natuke aega ja siin kui kellelgi tuli praegu kalaisu, siis kalatoidud.ee/retseptid on see adress, kus saab kõik võimalik kalatoite proovida. Ma eeldan, et ka fish and chips, mis on maailma üks levinumaid kalatoite, on seal olemas. Täiesti olemas kindlasti. Ja võite kindlasti proovida. 4 tükist piisab. Ütleme ausalt, need kaamerameestele ei anna mitte ühtegi tükki. Aga kuigi nad vesistavad enne? Las vesistavad. Peavad kodus ise järgi tegema nagu kõik teised. Nii, nüüd sa paned Nüüd jahusse. Jahu natuke maitstatud soolepipraga ka, et see kala saaks maitse juurde. Ja nüüd kasta sinna sisse. Nii, ja nüüd üleliigne taigen natukene maha, raputa maha ja nüüd tõsta siis otse siin õlisse tasakesi. Ja kui kala valmis on, kerkib ta ise pinna peale ja
võtab siis see kuldse karvuse endale külge. Ja need peaksid siin siis umbes 5-6 minutit mõnusasti õli sees olema, kuni nad on mõnusasti pruunid. Ja tegelikult sa ütlesid, et fish and chips. Siin kõrval on juba keedetud kartul, mida vanemad saavad juba valmis, eks ole, keeta ennem. Jah, ütleme selles suhtes, et minul vanasti oli see, et ema esmaspäev tegi suure poti tõi kartulit valmis ja reedel oli otsas, ja siis pidin nagu mõtlema välja, mis sellest nagu nädala jooksul teha. Ja see on see üks võimalus, et sul on nagu selline keedukartul, lõikad ilusad pulgad ja pärast seal samas kalaõlis lased nad nii nimetatud friikartul ja ma arvan lastele hea üleminek. Nii, Rasmus, viska need ka siis sinna. Pane sinna kõrvale mõned. Ja siis me saame natukene chipse ka. No kaunis roog on nüüd laua peale saanud. Rasmus, aitäh sulle, see näeb väga hea välja. Ma tean küll, et Koit väga palju aitas, aga las ta praegu jääb. Niimoodi. Ja siin nüüd on siis see kuldpruun kala, eks ole, selle mõnusa tipi ja chipsidega ka ilusasti pandud. Mis siin ikka hakkame proovima? Proovime kohe ära ja nagu ma siin oleme korduvalt maininud, siis see kampaania näebki ette, et noored võiks kokku saada ja sellised lihtsad retsepte teha. Teate, ma võtan ka näpuga. Lööge maha. Tipp-topp ju. Väga maitsev on täita lõpp. Nii lihtne on. Rasmus, sina pead ütlema. Ühesõnaga, meil on siis roog, mis valmib praktiliselt 20 minutiga. Väga palju vaeva ei võta. Isegi vähem. Põhimõtteliselt jahu, vesi, sul on vaja natukene kala ja tegelikult siuke koos tegemine lastega pühapäeva hommikul väinott ja selles suhtes kartul ja natukene köögivilja kõrvale ja teed, mis sul veel vaja on. Ja Rasmus, kas nüüd kutsud sõbrad kokku, teed neile täpselt sama roa uuesti homme? Kas just homme, aga ikka varsti? Tee kõigepealt vanematele. Jah. Ema roog, lemmikroog on teada, isa lemmikroog on teada. Nüüd on sinul uus lemmikroog. Jah, just nii. Ma mõtlesin kartuli ära. Restorani Koit. Nagu päris. Koit, sa ei ole mõelnud päris professionaalselt hakata kokaks. Umbes 2 korda. Ja ühe korra on õnnestunud ka. Siis 3 korda õnnestus nagu. Ei kuule, sa oled suurepärane kokk ja head sõbrad, kampaania kestab siis kuni 20. veebruarini, kus siis kutsutakse üles tõesti koolinoori kas siis välja mõtlema või siis kuskilt otsima põnevaid kalaretsepte, tehke pilte, tehke videot, võtke õed-vennad kaasa, võtke klassikaaslased kaasa, sõbrad lihtsalt ja tehke need valmis ja saate siis täpsema info kalatoidud.ee noored kokkama ja kui läheb hästi ja võidate, siis tõesti saate siis auhinnaks tippkoka koolituse, nii et saate tulevikus hakata kõigile sõpradele ise süüa ka tegema. Head sööki tegema, jah.